Vesikapi estants on nagu õudusene nägu, millest ei järgata. Hooaeg on ammu läbi, peaks nagu puhkama ja uueks hooajaks valmistuma, aga ei. Selle asemel teen aina uusi videosid juurde. Tänane video on TTO-st ehk Taylorismist vaarikaistanduses. Aga kõigepealt, mis see Taylorism üldse on? Üks Ameerika insener, Frederick Winslow Taylor, tuli 19. sajandi lõpul välja ideega, et tootlikkust saaks suurendada, kui töö võimalikult ladusalt korraldada. Tundub lihtne ja banaalne mõte, et võiks arvata, et selle peale tuldi varemgi. Jah, tuldigi, aga Taylor läks otseses mõttes sekundite ja sentide lõhestamise teed. Ta seisis stopperiga töölise selja taga ja mõõtis ära, kui palju ühe või teise töö iga etapp aega võtab. Ja kui vajalik info käes oli, siis lõi uue ja ratsionaalsema töökorralduse. Tulemuseks oli toodangu madalam omahind, tootlikkuse kasv, suuremad palgad, hoogustuv tarbimine, majanduskasv ja siin me nüüd oleme ja naudime tööstusrevolutsiooni vilju. Nõukogude Liidus nimetati Taylorismi küll töölistest vere ja higi välja imemiseks ja seetõttu anti selle süsteemile uus ja ilus nimi. Tööteaduslik organiseerimine ehk TTO. Mujal maailmas leidub ka teisi sünonüüme, nagu näiteks Ameerika süsteem, Fordism, ratsionalism ja nii edasi. Ükskõik, kas kasvatate marjavöönud enda jaoks või müügiks, ikkagi on väga oluline, et ei raiskaks oma aega ega muid ressursse. Teate küll, mida Napoleon ütles. Aja kaotamine on hullem kui territooriumi kaotamine. Maa-ala saab vastaselt tagasi vallutada, kuid raisatud aega enam tagasi ei saa. Olen otsinud infot vaarikaistanduses tehtavate tööde ratsionaliseerimise kohta, kuid eriti palju materjale pole leidnud. Ainult üks raamat 1960. aastatest sisaldab veidi teavet TTO kohta. Seetõttu mõõtsin 2022. aastal oma istanduses erinevatele töödele kulunud aja ära ja jagan seda meelsasti teiega. Kõigepealt vaatame, kui palju kulub aega 1 hektari vaarikaistanduse pidamiseks. Andmed pärinevad Parksepa 1965. aasta raamatust. Ilmselgelt on need vananenud. Vahepeal on toimunud põllumajanduse mehhaniseerimine. Aga mingi ette, kui see siiski annab. 1 hektarile kulub 522 inimpäeva ja kõige rohkem kulub aega saagi koristamise peale, 358 päeva. Päev on tavaline 8-tunnine tööpäev. Ja nõnda töötas Polli katseistandus. Aga vaatame sarnast katsebaasi Moskvas ja mis me näeme. Seal suudeti sama töö ära teha 28 päeva lühema ajaga. Üldiselt näeme sarnast mustrit. Kõige rohkem võtab aega saagi koristamine. Pole ime, sest sellel puudusid vaarikakombainid, kogu töö tuli ära teha käsitsi. 3. tabelil on Ameerika Ühendriikide Oregoni osariigi vaarikakasvatajate keskmine ajajaotus. Nemad üle teadusasutused ja seetõttu on kogu töö hoopis ratsionaalsemalt korraldatud. Kõigest 213 päeva on piisav, et 1 hektarit pidada. Seda on 2 korda vähem kui Nõukogude Liidu katsejaamades aega kulus ja isegi saak koristati kiiremini ära. Paneme kõik 3 ühele graafikule, et pilt selgem oleks. Vasakul teljel on aeg tööpäevades ja 3 tulpa tähistavad erinevaid kohti. Polli katseistanduse ajajaotus on vasakul tulbal, Oregoni oma paremal ja Moskva katsebaasi oma keskel. Värvide selgitus on legendis. Tumesinine tähistab põõsaste lõikamist, punane maaharimist, kollane väetamist, roheline taimekaitsetöid, pruun saagi koristamist ja helesinine muid töid. Kohe on näha, kuidas kapitalism ja kommunism mõjuvad tööviljakusele. Oregonis said kõik tööd kiiremini tehtud. Ainult põõsaste lõikamine võttis rohkem aega kui Nõukogude Liidus. Samas väetamine ja taimekaitse käis nõnda ruttu, et neid pole eriti diagrammilt nähagi. Ilmselgelt tehti kõik, mis võimalik masinaga ja sellest ka hoogsam töö. Isegi puhast käsitööd nõudev tegevus, nagu näiteks marjade korjamine, on Ameerikas paremini korraldatud. See graafik on suurepärane näide Taylorismi ehk TTO vajalikkuse kohta. Aga ei saa öelda, et vanasti oleks katseistandustes laiseldud. Siin on tabel tööjõu kulu kohta kuude kaupa. Arvud on antud protsentides. Terve aasta on 100%. Arusaadav, et suvel kulub istanduse peale rohkem aega kui talvel.
Polli katseistandus oli tippkoormus juulis ning augustis, kui korjati saaki. Kevadel ning sügisel oli vähem teha. Kõrval olen pannud oma talu ajakulu 2022. aastal. Ilmselt jääb silma kohe kummaline anomaalia aprillis. See on nimetatud katseviga, kuna aprillis pidin ära tegema kõik tavalised kevadtööd ja enamagi veel, sest suur osa maist olin kordusõppusel siil. Saagi koristamine venis mul juulist kuni novembrini välja tänu remontantsortidele. Pollis kasvatati vanasti ainult tavalisi sorte, seetõttu oli nendel sügis rahulikum kui mul. No ja suur osa tööajast kulus ka videote tegemise ja tulemuste dokumenteerimise peale. Seega mingi pildi ajajaotusest vesipapi estantsast parempoolne tulp annab, kuid see ei ole eriti täpne. Sellel tabelil on näidatud korjamise kiiruse sõltuvus marja suurusest. Teate ju küll, et ühe 5 kilos arbuusi maast üles tõstmise peale kulub vähem aega kui 5 kilo pohlade ükshaaval noppimine. Polli katseistanduse andmetel saab ühes tunnis korjata 2,17 kilogrammi marju, kui ühe marja mass on 1,13 grammi. Aga kui marja mass on 3,31 grammi, siis jõuab tunnis korjata üle 7 kilo. See on märkimisväärne erinevus. Mõõtsin ka oma istandusest korjamisele kuulunud aja ära ja tulemused on allpool. Nende põhjal saab teha 2 järeldust. Esiteks, mida suurem mari, seda kiiremini saab korjata. Ja teiseks, ilmselgelt olen ma kehvem korjaja kui Polli töötajad eelmisel sajandil. Vanasti olid ikka laevad puust ja mehed rauast. Enda vabanduseks võin öelda, et osa aega läks mul raisku marjade kaalumise ja tulemuste dokumenteerimise peale. Oleks täie hooga ainult marju korjanud, oleks vast parema tulemuse saanud. Ükskõik, mis tööd ma möödunud aastal istanduses tegin, alati panin stopperi käima ja mõõtsin ära, kui kaua aega läheb. Miks ma nõnda tegin, peaks olema kõigile selga. Kui ma tean, kui palju ühe või teise töö jaoks aega läheb, siis saan paremini oma aega planeerida. Oleks ebameeldiv, kui läheks suure hooga mõnda tööd tegema ja ootamatult tuleks välja, et tuleb poole ööni rabada. Või mis veelgi hullem, palkaks töötajad mingi ülesande jaoks, kuid töö saaks juba poolest päevast otsa ja peaksin neile palka maksma niisama pilvede vahtimise eest. Aga teades, kui palju kulub töö tegemiseks aega ning millal selle töö tegemise õige aeg on, saab hoopis paremini aega planeerida. Vaatame tabelit. Kõige kauem võtab aega käsitsi rohimine. Tunni aega suutsin lohakatest ja võilillidest puhtaks rookida ainult 30 meetrit peenart. Ja peenrad on mul 50 centimeetrit laiad. Käsitsi heinte laotamine vaarikat ümber läks tempoga 60 meetrit tunnis. Aga kui reha appi võtta, siis 180. Näete, isegi kõige lihtsama tööriistaga tõuseb tööviljakus 3 korda. Varte lõikamisel on oluline vahe, kas varred on raagus või lehtedega. Varde sidume toestikule läheb tempoga 60 meetrit tunnis. Ja kõige kiirem käsitöö on väetise laotamine. Tunnis jõuan väetada 720 meetrit peenart. Aga see kõik kahvatab mehaniseeritud töötamise kõrval. Motoblokiga niitmise tempo on 1600 ruutmeetrit tunnis. Mis siit õppida? Vältige käsitööd. Võtke appi tööriistad, eriti hea, kui need on motoriseeritud, ning püüdke leida lahendusi käsitöö vältimiseks. Näiteks rohimise asemel kasutage multsi, kaelkookudega vee kandmise asemel pange veepump tööle, väetise laotamise asemel lisage see kastmisvette ja nii edasi. Istanduse kasumlikuks tegemiseks on 3 võimalust. Vähendada kulusid, suurendada saake ja kasutada tööriistu ratsionaalselt. Kõik need 3 on teie enda teha. Vaadake oma töid tegemise neutraalse pilguga. Vajadusel pange kirja, mida tegite, millal tegite ja kui kaua aega võttis. Ning siis püüdke ratsionaliseerida. Ja kui teile tundub, et muudatustel ei ole mõtet, alati on ühtemoodi tehtud ja käib küll, siis siin on motiveerimiseks paar head ütlust. On 2 vanasõna, 1 antiika sentence ja tsitaat kuulsat massimõrvarilt. Loodetavasti kõlavad nad veenvalt. Nõnda ongi selleks korraks kõik, aga mul on veel ideid, mida teiega jagada. Nendest räägin mõnel järgmisel korral. Vesipapi estanssia tegutseb endiselt nii veebis kui ka maal. Kohtumiseni!